Wobbleritest tahtsin minna kohe edasi plekkide ja liitside ja putukate juurde, aga sellega seoses tuli mulle meelde, et sellel ajal, kui ma katsetasin erinevaid wobblereid, siis Countdown, see on Kabala Countdown, et sellega ma tegelikult püüdsin ja sain kala ja tegelikult on see üks minu lemmik wobbleritest siiamaani. Et ja ujuvad wobblerid just, mitte uppuvad. Miks? On sellepärast, et ta on pisikene ja kui seda visata, ta meenutab seda söödakala, mida siin jõgedes on küll ja küll, mingi lepamaimu ja selliseid asju. Et ta on pisikene ja kui ta visata see pinna peale ja pinna peale hakata vaikselt võdistama, siis ta viskab sellist ringi ümber ja ta jätab sellise natukene ka mingisugune vette kukkunud tirtsu ja mis iganes liblikad ja muud tegelased seal peal võdistavad. Ta meenutab natukene seda ja algselt ma kasutasin seda natukene siuke nagu putukaga mängu tegin sellega ja forellil see meeldis. Mis oli põhiprobleem, miks ta mul nüüd siin sellisel kujul on see, et tal on pisikesed konksud ja need pisikesed konksud ei pea jälle suurt kala kinni, et võib-olla võiks siduri väga maha võtta, aga muidu on rondid ja kõik ja kui ikkagi kala on jõuline, siis sellel landil tõmbab kala konksud üsna lihtsalt sirkeks, et ma vahepeal käisin kalakasvatuses vikerite peal testimas, et see näitab natuke ikkagi, see kala seal tiigikala küll, aga tal on jõudu, on omajagu ja massi ka ja seal peal saab ära testida igasuguseid putukalipsusid ja erinevaid lante just rõngaste ja konksude poole pealt, et mis puudu ja mis üle ja mis on hea ja mis nii hea ei ole ja see tähendab seda, et ma võtsin selle landi ja panin siia otsa sellise jällegi ma pean jälle fookusesse saama. Panin siia otsa rõnga ja pöörla otsas on lips ja kõige lihtsam on võtta seesama pööral siit lahti, panna uus pööral külge, üks lips läheb maha, teine läheb peale ja need on ka sellised juba üsna, vähemalt see väike ühepäevikulaadne asi on siin päris väsinud, kädis on siuke toimiv veel, aga ühesõnaga ma olen sellega päris palju püüdnud ja võib-olla võtangi enne plekke hoopis need ette, et räägin natukene putukatest ka. Igal juhul viskekorkiga on see, et neid on igasugused bombardid ja asjad on ka olemas ja on küsimus, et miks niipidi ja et kui jätta konksud külge, panna tagurpidi, et siis toimiks ka. Probleem on selles, kui konksud on küljes, siis tegelikult see lips takerdub sinna konksude külge, on ebamugav. Teine asi on see, et ma olen püüdnud küll konksudega ka. Just Lapimaal näiteks Harjust, et viskan putukaga lipsu välja, seda võdistan, sest kala võtab väga tihti seda sama lanti ka, et nagu ma ütlesin, et siiski tegemist on väga toimiva wobbleriga ja ta meenutab söödakala ja algselt mul mitte mingit lipsu ei olnud, et niimoodi ma püüdsin ja nüüd on ka niimoodi, et ma alustasin selle lipsu tegemist üldse niimoodi, et mul oli kolla, valge, mingi roheline, samasugune Countdown oli ja vaat seda kalad ei tahtnud, et ma olen kunagi ühes Harjuse järves ka Põhja-Rootsis loopinud niimoodi, et seda iga vise oli põhimõtteliselt kala ja teise wobbleriga, selle kolla valgega, sellega ei olnud isegi võttu mitte. Ja ma panin sinna selle lipsud külge, asi toimis hästi, kuni näiteks, mis ta siis oli aasta tagasi vist oli Norras, kus kalal meeldis jälle hästi hullult see wobbler, need värvid ja asjad ja käis ja ründas mul kõigepealt alguses seda wobblerit, toksas ära, vaatas, et ei toimi, siis võttis putukat. Et selliselt ta toimis väga hästi aga siis ta mul ka jäi kuskil okstesse kinni ja ilma ma tast jäin kunagi. Siis ma ostsin mõned Countdownid, et mõnes mõttes on Countdownist kahju, et ega ta kõige odavam lant ei ole, ta on täitsa toimiv lant. Aga mulle endale meeldib, miks, siis võiks ise ka puidust voolida.
näiteks värvida, panna sinna igasugused traadid läbi, teha aasad, aga mina olen vaadanud, ma olen piisavalt laisk inimene, et ma lähen poodi, ostan sellise plandi ja tegelikult ta toimib. Mul on muidu karbis ikkagi sihuke paar countdowni on olemas ka, et kus on konksud küljes, et püüan ja kui vaja on, siis tegelikult näiteks jääb kuskile kinni, läheb kaduma. Kuigi nad väga tihti ei jää kinni, mul vähemalt ei ole kaduma läinud, et enne läheb lips katki, kui see välja arvatud siis ühel korral. Et ma saan võtta kohe uue, sest mul on jällegi kunagine kogemus on see, et mul oli ainult üks countdown oli kaasas ja sellega jälle pinnal mängitades tuli kala väga hästi. Ma jäin sellest tol korral ka, ta oli ka vist Rootsis, et ta jäi mingi terava kivi külge, õigemini lõikas selle nööri läbi kivikene, jäin tast ilma ja täitsa jama, teised pisikesed landid, enam pinnas niimoodi ei toiminud. Ma neid paralleelselt katsetasin ka, sellega tuli kala, teistega ei tulnud ja sõbral oli mingi ka peotäis väikseid lanti ja üks samamoodi toimis ja lõpuks oligi see, et ühe päevik lendas ja tema võttis kala, mina kala ei saanud ja see oli ainuke asi, millega seda kala võis saada. Et selline mälestus on. See tähendab seda, et mul on countdownid on alati ka komplektis olemas. Et mul on neid kindlasti on kuskil veel, aga ma ei teagi, mul tõenäoliselt on üks karp on selline, mida ma ei viitsinud taga otsida, et mul on neid landikesi natukene rohkem kui siin väljas mul on. Igal juhul countdown ja countdowniga on see, et ka ta on, mis ta nüüd siin ikka neid algajate teema on, aga kui keegi tahab spinnaga püüda ja vahepeal on probleem, et putukas lendab, kala võtab putukad, lanti ei taha, midagi teha ei oska, siis mina lahendasin selle täpselt sellega ära, et mul on kuskil sellise pooli peale keeratud valmis lipsud. Lipsumaterjal või see, millest on see Floro, see on hästi oluline, mida siin kasutada, sest ma olen neid kasutanud ja nii kasvatuses testinud neid kui ka metsikus looduses ja mul algselt, teeme väikse kõrvalepõike, mul oli teiki, see peaks olema fluorokarbon. Jaa, aga põletamistest näitas, et tegelikult see fluorokarbon ei ole. Samas mul on ükskõik, kas on või ei ole, ta on piisavalt tugev, et ta lubab 6 kilogrammi isegi tõmbetugevust ja ta tegelikult on tugev. Ja mis on veel see, et kala seda väga ei karda. Probleem selles, et ma ei ole teda Eestis praegu leidnud ja ma ei ole sellega viitsinud seda testida, et kust ma seda asemele saan. Ja ma olen ostnud, kui ma mäletaks, igal juhul päris kallis fluorokarbon oli, nüüd ma vaja jälle terastada. Et see oli kas Kinetico oma või see oli ka mingisugune väga kiidetud tegelikult fluorokarbon oli. Aga probleem on selles, et vist kala näeb seda ära. Isegi kasvatuses tegelikult kala seda ei kipu võtma. Ja kuna seda teiki oma juurde ei saa, mul on teda natukene veel on mõne lipsu jagu. Ja need ma seon kõik ümber. Siis putukad.ee lehes tuli nüüd lendonge sidumise põhimõtteliselt liidrit ja sellist tõmbetugevus on küll 3 kilogrammi, see tähendab seda, et tuleb olla ettevaatlikum oluliselt ja kui võtate spinna või lendonge ridva, siis spinna on palju jäige ja ma natukene kardan seda, et äkki selle jõuosa on ka hoopis teine, et äkki see võib jääda spinnaga püügile äkki natukene lahjaks. Samamoodi ma lähen testin selle enne kuskil kasvatuses ära mõne väikse putukaga ja vaatan, mis see vikerforell seal otsas teeb. Igal juhul see käib landi lõksu otsa. Väga lihtne. Putukad põhimõtteliselt rõnga ja selle pöörla abil vahetad ära. Siin on juba pööral on lihtsalt läbi torkatud. Need saab karpi panna, siis see putukas ei lähe nii käkiks ära, et ta enam-vähem püsib, et selle voolib selline asi. Putukapüügil niikuinii vajalik, et sellega
eelmine päev tuleks natukene putukas paika vormida, siis ta on ujuvam ka, et kui sa koha peal teha, siis ta võib-olla natukene on õline, kuigi lubatakse, et õlist laiku ei teki, aga tegelikult kui ikkagi piisavalt palju seda peale plödistada, siis küll tekib. Et eelmine päev ja siis ta on ujuvam ja siis saab neid uuesti möksida, saab neid vahetada ja kui ma püüdma hakkasin, siis mõtlesin, et kuidas hoida neid nii, et nad enam-vähem vormi hoiaks. Siis ma tegin sellise kondi, tegin valmis, panin siia mingi paberteibi ümber, see konksu külge, siia saab kuskil 4 lipsu panna. Selle saab panna vesti taskusse niimoodi, et on üles poole, siis nad ei lähe nii lödiks. See on siin läinud, sest mul tegelikult on see olnud, ma ei tea, kus iganes siin vahepeal ja ta on natukene, on see üks putukas kannatada saanud. Aga vaat sellise kondi peal on võimalik hoida teda enam-vähem vormis, et aga nii kui taskusse tagurpidi panna või kuskil hakkab vastu muljuma, siis ta tegelikult selle putuka teeb päris plötsiks. Siis ma olen katsetanud erinevaid, kas või selline karp. Mul on liiga siin samamoodi jälle lihtsalt keeratud lips ümber, et see on natukene selle karbi jaoks liiga kõrge, sellega ta lödistab, selle putukas on kokku surutud. See nõuab jälle natukene tööd, et seda ilusamaks saada, aga selle konkreetse putukaga ma vist sain oma esimese üle kilo forelli kätte ja täpselt selle sama süsteemiga, nii et väga vahva oli. Nii putuka maailma edasi. Mul on siin, siin on, testisin vahepeal natuke muskasid, kunni omasid, et kindlasti see toimiks, aga mul ei ole olnud sellist kohta ja teemat ja kannatust, et nendega päriselt mõni kala kätte saada. Sellised väiksed ühepäeviku moodi asjad, õigem siin 2 tükki, need on kindlasti toimivad, kõik need kollased toimivad, kõik need sellised toimivad. Ühepäeviku aeg lähed kalale, vaatad, et lanti ei taheta, võtad selle lipsusüsteemi välja, neid ei olegi vaja. Et kui tead, et ühepäeviku aeg võib olla, paned sinna 2-3 erinevat ühepäevikud lipsu, paned selle taskusse, samamoodi möks taskusse ja näed, et kala käib pinnas, viskad lanti ei võta. Paned putukale, leiad normaalse spinnaga, lihtsalt see asi, et on vaja allavoolu lasta. Viskad ja siis ta ujub allavoolu ja siis saab püüda, et ülesvool on hästi keeruline, see viskekork tuleb enne. Kala kas käib kõigepealt toksab seda ja putukat ei võta või ta läheb ettevaatlikuks, et seal tuleb natuke seda asja jälgida. Aga kui on hea allavoolu koht, siis nagu asi toimib hästi. Nii. Igal juhul on siin erinevaid väikseid, just harjuse jaoks väikseid putukaid. Forelli ma olen ka saanud, sellega ma olen saanud täitsa kala. Need on nüüd siukse, mida ma ei ole kasutanud. Siis erinevad kirpvähid, kamarused, neid. Mida ära fokusseerida. Igal juhul nendega on see lugu, nii hästi, et ma olen rakendanud neid mingitele mörgikaplekkidele ette. Et kuskil Lapimaal kauged visked, aga võib-olla harjuse, võtab plekki ka. Et samas lipsuga üks putukas taha, aega võtab palju rohkem ja eraldi sellel mõtet ei ole, aga vaata, kui see kala on selle putuka lipsu otsas, siis ta käitub seal teistmoodi ja see vastupanu on teistmoodi ja see on, lennukamad teavad küll, kui lahe see on, kui see kala seal otsas on. Aga kui ta spinnal on ka rakenduse otsas, mitte landi otsas, siis tunne on teine ja siis ma vahepeal ikkagi püüan niimoodi. Ja lahe lihtsalt meeleolu jaoks. Hästi. Ja näiteks selline plekk, mingi 3,5 eurot maksab selline plekk, et kui on plekiga püük, keegi läheb kuskile ka, kus on järved asjad, jälle Lapimaale, siis kõige odavam, väiksem, hästi lendab, hästi tuleb, kala võtab ka, et selline plekk võiks olla komplektis.